Tervist jälle kõigile, alustan oma huvitavat vloogi Tartu linnast, tulime jalutuskäigule, koroonaviirus möllab täiega ja huvitav koht on sellepärast, et näete, keset Tartu linna on 4 kana kuskil lampi ja nüüd on siis selline lugu, et kuradi 15. mis asjast, märtsist või oli? No ikka. Pannakse kõik jõusaalid kinni ja härra Ivo on nii kurb koos oma prouaga siin, et täitsa lõpp kohe, süda tilgub verd kohe tead ja mõtlesimegi, et noh, mis me nüüd siis tegema nagu hakkame, täitsa ulme värk ja siis meil on nüüd selline lugu, et tulime välja nii-öelda siis aeroobset trenni tegema ja eile käisime ka juba ja põhimõtteliselt siis katsume oma sammud, mis me oleme harjunud muidu seal saalis, kas kuskil trepimasina peal või jooksulindil tegema, et need katsume siis väljas täis teha ilusti ja ma ei teagi, jalutame siin rõõmsasti teist päeva juba, et saaks vahepeal kommi maitsta ja sünnipäeval paar head ampsu teha, et ja paksuks ei läheks ja paks ei ole moes. ja meil vähemalt mitte peres ja ühesõnaga mul veel tuligi selline mõte ka, et kuna noh, aega ka on nagu ta on, siis väga ei ole, et siis hakkaks hommikuti jalgsi tööle minema ja hetkel me lähmegi siis kõnnime mulle töö juurde, mõõdame selle distantsi ära, kaua siis aega läheb sellega, et mulle sinna töö juurde jõuda. Ja siis varsti, umbes ma arvan mingi tunni pooleteise pärast me jõuame koju ja seal siis üritame täna keharaskusega trenni teha. Ja meil on rinna, õla ja triitsepsi trenn ja selline kergema poolse mul jäi nädala alguse poole. Ma tõstsin oma jõhkrad raskused ära juba ja minu jaoks ja ongi nii, et jah, võtame selle trenni ka siis linti ja vaatame, mis meil sealt tuleb head. Aga juba kodus siis näeme, on ju. Ja nüüd me tegimegi nii-öelda oma aeroobse ära, kõndisime oma trafiringid ära väljas ja oleme kodus ja põhimõtteliselt me siis teeme täna keharaskusega trenni ja mõne abivahendiga veel ja prouaga kahekesi ja mõtlesimegi, et pole saanud tükk aega koos trenni teha, et ongi selline huvitav nagu paar nädalat siis või ma ei tea, kaua see koroonaviirus meid siin murrab ja möllab ja kas üldse Ivo pärast elus enam on, et sul nalja ei teagi. Aga ühesõnaga hetkel meil ei ole peaaegu mitte ühtegi asja, et mul vanast ajast kuskil veel on vennaga, kunagi sai ostetud ja sugulasega mingid kangid ja asjad ja kõik, et äkki ma otsin need välja kuskilt, katsun otsida. Ühesõnaga ongi nii, et aitab jutust, hakkame kiiresti pihta. Täna teemegi siis ainult oma keha ja ma ei tea, mõistusega siin kiiresti ühe trenni ülakehale. Nii ja esimese harjutusena me hakkamegi siin samas diivani najal kätekõverdusi tegema ja teeme siis nii-öelda kalde all ehk siis rinna ülaosale, siis teeme horisontaalselt ehk keskosale ja siis katsume teha teise kalde all ehk alaosale, vaatame, kuidas see meil välja tuleb. Jutt on kõva, vaatame, kas tegusid ka tuleb ja hakkame pihta siis. Mina siis teen niimoodi, et jalad on diivani peal ja proua siis, tema nii tugev ei ole, tema teeb niimoodi, et põlved on diivani peal. Ja see on talle paras väljakutse, nii et jah, mina siin pumpan niisama tühja, aga trenn on ikkagi tehtud ja hea. Ja esimese harjutuse saime tehtud, nüüd meil läheb kõvasti huvitavamaks, sest et seal järgmine mees tahab ka hakata trenni tegema, ta on liiga väike veel, aga ta ärkas üles ja meil on kõvasti rohkem kino ja kordamööda saame ikkagi hakkama. Järgmine harjutus on horisontaalselt siis kätekõverdused, et nii-öelda kalde nurga all tegime ära, nüüd hakkame siis
järgmise nii-öelda variatsiooniga pihta. Nii ja ühesõnaga Ivol on liiga kerge ja Ivo käskis proual nüüd istuda selja peale. Vaatame, mis sellest välja tuleb. Loodame, et me kaamera peale ei kuku ja kõik läheb hästi. Nii. Ja kuna meil siin nüüd väike Ivo ka ärkas ja siis otsustasime, et hea küll, liiga pikaks ei hakka venitama. Mõlemad saime siin 4 seeriat rinnalihast treenida mõnusasti. Täitsa võttis läbi küll, eriti mul siin proua istus ka selja peal ja täitsa mõnus oli. Ikka tunneb ka midagi. Ja siis hakkame õlga tegema ja mina seal nurgas viskan ennast kätel seisu ja siis nii-öelda teen kätekõverdusi kätel seisust või nii-öelda. Ja proua teeb siis natuke lihtsamat varianti asjast ja kohe siis näitame teile, kuidas see asi välja hakkab nägema. Nii ja kuna nüüd härra Ivo unustas ära, et ta kaalub 98 kilo, mitte nagu kunagi omal ajal, kui ma sellist harjutust tegin seal nurgas, siis ma olin 85 või 6 kilo. Et jah, ma väga hästi ei jõua seda teha ja ma nüüd näitan teile ja endale ka, kuidas käib lihtsam versioon sellest harjutusest ja alguses ma tahtsingi lasta siis proual seda lihtsamat versiooni teha ja tema ei jõudnud seda ja saatis mind kukele. Nii et ma andsin talle väljast tõin kivid, mis meil siia ilusti ümber maja maha on pandud, mõned on üle ja tema siis surub nendega nii kaua, kui me kuskilt hantid välja ajame. Aga põhiline on see, et trenn saab ikkagi tehtud. Võt. Järgmiseks harjutuseks siis võtame ette jälle õlale kõrvale tõsted. Mina teen nende samade kividega, ma ei tea, mingi 2 või 30 korduseid, sest need on suht kerged ja prouale siis teeme niimoodi, et tema tõstab käsi kõrvale ja mina enda käsi hoian peal ja siis osutun natuke talle vastupanu, nii et ta jõuaks seal 10 või midagi ära teha, 12, 8, midagi sellist. Et hakkame siis pihta. Oppa! Ja. Wow. Tubli, juhuu, tegi ära. Järgmiseks siis teeme õla tagaosa. Seda mina teen siin tooli peal istudes ja kohe näitan teile kuidas. Ja prouat ma veel ei tea. Ma pean veel jooksvalt midagi välja mõtlema. Eks me katsetame siin, mis meil välja tuleb. Ei oska kohe kõiki nii käigu pealt välja leiutada. Võt. Aga küll saame tehtud. Saime oma õlatrenni ka tehtud lisaks rinnale. Nüüd teeme natuke veel triitsepsit ja selleks teeme siis kitsa, ma tahaks öelda haardega, aga mis iganes asjandusega, siis kätekõverdusi, ütleme siis haardega. Ja hakkame siis nendega kohe pihta ja
järgmist harjutust me teemegi vot niimoodi. Selle kiviga. Riina teeb 1 kiviga, mina teen 2. Ja see ongi ühtlasi meil ka viimane harjutus. Meil on ülimalt hea meel, et te meie videot viitsisite vaadata. Ja oli tore, on ju? Ja ma ei tea, kui teile see video meeldis, siis võite subscribe'i panna ja like'i ja puha ja kõike. Laps teeb ka sõud seal taga taustal. Ja ma ei teagi, järgmises videos trennis näeme, jah. Ja põhimõtteliselt, eks me nüüd peamegi 2-3 nädalat, ma ei tea, kui kaua siin kodus trenni tegema ja tegelikult meil on olnud selline väike unistus ka, et koju endale väiksem siuke saali moodi asi ehitada, et mine sa tea. Need head mõtted. Ja, et võib-olla on mõnest viirusest kasu ka siin. Ja noh, vaatame, mis sellest siis tuleb, aga peatselt jälle nägemiseni siis ja mis iganes. Järgmises videos juba näeme. Jo. Adios.